Trump tõmbas Islamiriigi ümberpiiramisrõngast koomale pärast seda, kui USA sõjaväelased kõrvaldasid koordineeritud rünnakus koos Nigeeria valitsusega riigi kirdeosas üle 20 terroristi. Ja sel esmaspäeval 18. mail 2026. Operatsioon tabas võitlejaid, kes olid kogunenud Meteli piirkonda Bornos, mis on piirkond, mida terrorirühmitused kasutavad põgenemiseks, ümberkorraldamiseks ja uute rünnakute planeerimiseks. Trump muudab terrorivastase kõne konkreetseks sõjaliseks tegevuseks, survestab Islamiriiki seal, kus see üritas kasvada ja näitab, et Valge Maja ei kavatse oodata uut tragöödiat, et tegutseda. Rühm püüdis kasutada kaitseks kaugust, metsa, piiri ja piirkondlikku kaost, kuid vastus tuli luureinfo, koordineerimise ja õhuväe toel. Avades uue faasi terroristide jahtimisel, kes üritavad seda võrgustikku veel elus hoida. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardi järgi. Milson Alves. Rünnak toimus pühapäeval 17. mail ja selle kinnitas järgmisel päeval Ameerika Ühendriikide Aafrika väejuhatus. Operatsioon viidi läbi koostöös Nigeeria valitsusega ning sihiks olid Islamiriigi Lääne-Aafrika provintsi liikmed, rühmitus, mis on Tšaadi järve piirkonnas tegutsenud juba aastaid. Reutersi andmetel ütlesid Nigeeria sõjaväelased, et võitlejad olid kogunenud Metelho piirkonda ja õhurünnakud korraldati selle liikumise segipaiskamiseks. Enne kui rühmitus suutis peidupaiga muuta rünnaku põgenemis- või ümberrühmitumispunktiks, otsustas Trump näidata, et sõda terrorismi vastu ei piirdu ainult diplomaatilise retoorikaga. Ameerika valitsus alustas agressiivsemat koostööd Nigeeriaga, kasutades luureandmeid, sõjalist toetust ja õhuväge, et eemaldada juhid ja võitlejad lahinguväljalt. Kasutades Ameerika väejuhatuse sõnul on eesmärk vähendada rühmituse võimet planeerida rünnakuid Ameerika Ühendriikide ja nende partnerite vastu. See ei olnud juhuslik tegevus. See oli osa sündmuste jadast, mis algas mõned päevad varem Abu Bilal al-Minugi kõrvaldamisega, keda Washington ja Abuja pidasid Islamiriigi tähtsuselt teiseks juhiks maailmas. Al-Minuki tapeti Ameerika Ühendriikide ja Nigeeria ühises operatsioonis Nigeeria kirdeosas. Trump teatas, et Ameerika ja Nigeeria väed viisid läbi keeruka missiooni, et kõrvaldada maailma ühe aktiivseima terroristi. Nigeeria president Bola Ahmed Tinubu kinnitas samuti operatsiooni toimumist ja nimetas seda tõhusaks koostöö näiteks terrorismi vastu. See on oluline detail, mitte sellepärast, et see näitab, et pühapäevane rünnak ei tekkinud tühja koha pealt. See tuli pärast suuremat lööki rühmituse juhtkonnale ja nüüd sihib see võitlejaid, kes üritavad väljal struktuuri jätkata. Operatsioon Al-Minuki vastu tabas Tšaadi järve basseinis asuvat kompleksi ja tappis ka mõned tema lähedased liitlased vastavalt Tinubu avaldatud teabele. Reuters teatas, et operatsioon algas umbes kell 00.12.001 öösel ja lõppes veidi enne kella 4 hommikul, 4.30 ilma kaotuste või varustuse kaotuseta, vastavalt Nigeeria armee andmetele. Mida terroristid tegid, oli püüda ellu jääda piirkonnas, mis on aastaid olnud vägivalla, põgenemise ja värbamise koridoriks. Borno on üks piirkondadest, mida Boko Harami ja Islamiriigi Lääne-Aafrika provintsimäss kõige rohkem on räsinud. Sõda selles piirkonnas on juba tapnud tuhandeid inimesi ja sundinud umbes 2 miljonit elanikku oma kodudest lahkuma. Rühm kasutab ära keerulist maastikku, lähedal asuvaid piire ja isoleeritud kogukondi, et raskendada riigi tegevust. Aga nüüd on olukord muutunud, sest koostöö Washingtoniga on suurendanud võimet sihtmärke üles leida, jälgida ja tabada enne kui need laiali hajuvad. See, mis Islamiriiki hirmutab, on see, et Aafrika on muutunud terrorismi vastase sõjakaardil prioriteediks. Reuters tsiteeris Aclade'i andmeid, mis näitavad, et Aafrika koondas 86% Islamiriigi globaalsest tegevusest 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul. See andmestik aitab selgitada, miks Trump hakkas vaatama Nigeeriat mitte kui kauget probleemi, vaid kui tõelist julgeolekurinnet. Rühm kaotas jõudu oma endistes tugipunktides Lähis-Idas ja püüdis kasvada Aafrika piirkondades, kus riigi kohalolek on väiksem. Ameerika vastus oli viia jälgimine, koordineerimine ja otsene tulejõud sinna, kus struktuur püüdis hingata. Al-Minuki surmal on suur kaal, sest ta ei olnud lihtsalt järjekordne relvastatud võitleja.
Reutersi andmetel juhtis ta Al-Furqani kontorit, mis oli seotud Islamiriigi ülemaailmsete asjade haldamisega, sealhulgas finantskoordineerimisega. Colin Smith, ÜRO meeskonna koordinaator, kes jälgib Al-Qaedat ja Islamiriiki, ütles Reutersile, et tema surm oli ränk löök nii rühmitusele kui ka plaanile suunata fookus Aafrikasse. See seletab järgnevate operatsioonide kiirust. Kui juht langeb, püüab võrgustik end ümber korraldada. Kui rünnakud jätkuvad, muutub see ümberkorraldamine operatiivseks paanikaks. Ameeriklaste kohalolek kasvas samuti enne neid rünnakuid. Reuters teatas, et Washington oli saatnud droone ja umbes 200 sõdurit Nigeeria vägede väljaõppeks ja luuretoetuseks võitluses Islamiriigiga ja Al-Qaedaga seotud mässuliste vastu Lääne-Aafrikas. Ametlikult olid Nigeeria võimud seda kohalolekut käsitlenud kui võimekuse suurendamist. Kuid hiljutised tegevused näitavad, et partnerlus on jõudnud karmimale tasemele. Ameerika Ühendriikide Aafrika väejuhatus töötab otseselt terrorirühmituste vastu suunatud kampaanias. Nigeeria püüab samuti näidata, et ta ei ole lihtsalt pealtvaataja. Sõjaväe pressiesindaja Samael Auba kinnitas, et tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega jätkatakse jõupingutusi, et lammutada terroristlikke võrgustikke, eemaldada võitlejaid lahinguväljalt ja keelata neile turvalised varjupaigad koolide avamise sees. Seguro dentro do território nigeriano. See lause kirjeldab edasist teed. Rohkem luureinfot, suurem surve põgenemisteedele ja rohkem rünnakuid kohtadele, kus Islamiriik püüab koondada mehi, relvi ja juhtimist. Donald Trump karmistab survet, sest muudab lubaduse nähtavaks operatsiooniks. Pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide valitsus kritiseeris Nigeeria julgeolekut ja nõudis tugevamat vastust islami äärmuslastele, hakkas USA valitsus aktiivsemalt osalema Islamiriigi vastases võitluses selles Aafrika riigis. Associated Press teatas, et sõjaline koostöö Ameerika Ühendriikide ja Nigeeria vahel edenes pärast diplomaatilisi pingeid, mis olid seotud USA süüdistustega usulise vägivalla kohta riigis. Süüdistused, mille Nigeeria valitsus tagasi lükkas. Hoolimata sellest vaidlusest tugevnes sõjaline koostöö ja nüüd on tulemused näha ka lahinguväljal. Sündmuste käik seab Islamiriigi keerulisse olukorda. Esiteks kaotas rühmitus Al-Minuki, kes oli seotud rahanduse, propaganda, strateegilise suunamise ja rahvusvaheliste sidemetega. Seejärel nägi ta, kuidas Metelis sai pihta üle 20 võitleja. Seejärel teatas Ameerika Ühendriikide Aafrika väejuhatus, et hindamised jätkuvad, mis jätab võimaluse uute kinnituste, uute sihtmärkide ja võimalike uute operatsioonide jaoks. Kes üritab Põhja-Nigeerias terrorivõrgustikku taastada, võib saada järgmiseks sihtmärgiks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.